Väga lühidalt võib-olla ka sellest, mis eile siis toimus, nagu Lea juba mainis, meil oli hästi tore aeg. Me olime hästi tänulikud Paldiski kogudusele, nende pastoritele. Ja nemad olid tohutult tänulikud. Nad ütlesid, et appikene, te tulite siukse armeega kohale. ja nad olid tõsiselt liigutatud ja tänulikud. Ja meil oli tõesti hea aeg. Ma ei tea, kui palju, ma isegi ei ole jõudnud küsida, kui paljudeni umbes teised jõudsid, aga me Lilianiga, ma arvan, et vähemalt 15 inimesele äkki jõudsime isegi nagu rääkida või vähemalt anda, kõik ei tahtnud võib-olla kuulata. Aga mida mitmed inimesed seal panid tähele, et Paldiskis on väga viisakad inimesed. Et isegi öeldi, et lausa, et äkki peame laupäeviti hakkama Paldiskis käima hoopis. Et ei leidu ühtegi inimest, kes nagu kuidagi on sinuga ebaviisakas või räme või kuidagi saadab su kuhugi kohta. Et kõik, isegi kui nad ei tahtnud kuulata, siis nad olid väga viisakad ja väga viisakalt seda väljendasid, et nad ei ole huvitatud. Aga ma arvan, et päris paljude inimesteni me saime jõuda, me saime külvata seemneid ja me usume, et need seemned toovad lõikust, sest et jälle ei ole, mitte ükski inimene ei ole üksikult nii-öelda põhjustamas kellegi päästetud saamise. Seal on mitmed inimesed alati, kes on võib-olla palumas selle inimese eest olnud, kes on rääkinud neile, et see võtab vahest aega. Aga me usume, et head seemned said külvatud ja seal oli selliseid huvitavaid jutuajamisi meil. Ja koosolek oli väga, väga hea ja Jumal oli liikumas ja vaimuannid töötasid. Ja mida me usume, et need hakkavad rohkem ja rohkem toimima ja tuleb rohkem imesi ja rohkem tunnustähti ja rohkem terveks tegemisi, sest Jumal tahab neid asju teha meie keskel. Ja võib-olla ma siia alguses ka loen kohe jälle selle sama lause, mis tegelikult Kenneth Hagin on öelnud, et kui aukartus ja austamine taastatakse koguduses, siis loomulikult, siis toimub ka Jumala imede väe taastumine ja paljunemine. Nii, kes tahavad, et Jumala imed ja Jumala vägi saaks rohkem ja rohkem välja valatud Jumala rahva keskel. Me kõik tahame. Amen. Ja sellepärast ka me peame aru saama, sest et ka kui Jan oli siin jagamas praegu ees ka, kõik oli jube vaikne. Kõik oli nii vaikne. Ja ma arvan, et ma kuidagi vahest on see, et sa nagu maitsed midagi natukene. Sa saad nagu mingi maitse suhu mingist asjast. Ja ma julgen öelda seda, et need teemad, mis on nüüd viimase kuu ja võib-olla rohkem aja jooksul, kõik see Jumala kartuse teema, kõik millest me oleme rääkinud, see ei ole juhuslik. See ei ole juhuslik. Ja vahest on see, et Jumalal on ka, seal on perioodid. Jumal teeb asju ka nii-öelda mingite perioodide jooksul. Selles mõttes, et ma usun, et me oleme astunud praegu ühte perioodi, kus Jumal on tegelemas meiega ja tegelemas meie eludega. Miks? Sest ta tahab tuua oma auhiilgust, ta tahab tuua neid imesid meie keskele rohkem ja rohkem. Amen. Ja jälle tõsi on see, me teame seda kõik, et mida rohkem meil on valgust, mida rohkem, sest et ma olen hästi palju kuulnud, kuidas koguduse inimesed ka, nad on tänulikud ja nad on rõõmsad, et appikene, meil on nii hea õpetus. Ma olen seda väga palju kuulnud, aga see, et meil on hea õpetus, tähendab ka palju suuremat vastutust ja seda, et Jumal ootab meie käest palju enamat. Palju enamat. Ja see on see, miks Jumal on meiega tegelemas, sest et meil on hea õpetus. Jumal on selle meie kätte usaldanud ja me oleme tänulikud sellest. Aga see ei ole lihtsalt see, et meil on hea õpetus. Jumal ootab meilt rohkem. Amen. Jumal ootab meilt rohkem. Ja see ka, kui me siin aasta alguses avastasime, et tegelikult isegi profeteeringutes oli see, et Jumal on tegelikult kutsunud olema selle koguduse eeskujuks, siis see nõuab meie käest midagi. Ja see, et tulevad võib-olla tõsisemad sõnumid mingi perioodi jooksul ja võib-olla inimesed on vait, sest et me mõtleme kõik. ja Jumala vaim on tegelemas meiega teatud asjade suhtes. Ja see on hea ja kasulik. See ei ole jälle, nagu me oleme öelnud ka, see ei ole mugav meie lihale. Ja see ei ole meeldiv meie emotsioonidele. Sest kõik tahaksid, et
kogu aeg saaks paisi. Aga see, et sulle antakse väike pups sinna taguotsa peale, see ei meeldi nagu väga paljudele. Aga Jumal teeb seda meelega ja tema eesmärk on meie parim. Ja tema eesmärk on see, et tema plaan ja tema tahe selle koguduse jaoks võiks tulla esile. Aga kui on need sellised nii-öelda siis tõsisemad teemad või tõsisemad jutlused, siis vahest inimese, sest et seda on näha, et vahest inimesed tõmbavad tagasi. Miks? Sest et nad ei taha vastu võtta seda vastutust. Nad ei taha tegeleda teatud asjadega oma elus ja siis on lihtsam tagasi tõmmata. Ja miks ka vahest inimesed lahkuvad kogudusest on just see, et nad nagu väsivad nii-öelda, sest et nad ei taha tegeleda asjadega. Ja nüüd, kui nad hoiavad kinni oma vanast eluviisist või elustiilist, siis nad nagu väsivad ja nad tahavad midagi lahedamat, midagi lihtsamat, midagi, kus ma saan lihtsalt istuda ja kuulata ja lihtsalt on tore. Aga ma ei taha tegeleda millegiga. Ja see on üks ohtlik asi, sest et kui me tõmbame tagasi ja Heebrea kiri räägib, muideks Jumal väga selgelt ütleb, et tal ei ole hea meel nendest, kes tõmbavad tagasi. Jumal tahab, et me kogu aeg pressiks edasi. Ja see ei tähenda seda, et me kuidagi, nii et me pressime nii, et me kogu aeg nii-öelda higi voolab ja nagu. Ei, Jumal tahab, et meil oleks hingamine ka samas. Aga see pressimine on see, et me lükkame oma liha ja oma hinge. Ja täpselt nagu Taavet ka ütles oma lauludes, et umbes nagu mulle meeldib see vana eestikeelne tõlge, hing, mis sa kohised. Sest et me peame ütlema oma hingele ja lihale, alatihti seda. Sa ole lihtsalt vait. Mind ei huvita, mida sina tahad. Mind ei huvita, mis sulle meeldib. Mind huvitab see, mis Jumalale meeldib ja mida Jumal tahab, et ma teeksin. Amen. Me peame võtma selle seisu, sest et kui me tahame nii-öelda, jälle me oleme rääkinud, joosta üle selle finišijoone, kui me tahame saada kätte selle pärja, mis meil on valmis pandud või selle krooni tegelikult, see õige tõlge on isegi krooni, siis see nõuab pingutust. See nõuab ühte seespidist pingutust, ühte vaimset pingutust, et panna maha ja nii-öelda pressida läbi. Sest saad sa aru, et see maailmasüsteem ja see, kus me elame, jällegi, see ei ole meile isegi meie loomulik keskkond, sest et see ei ole meie kodu. Meie kodakondsus on taevas. Meie kodu on taevas. Ja see maa peal siin, see ei ole meile nagu meie loomulik, mis see environment, keskkond. See ei ole loomulik keskkond. Amen. Ja siin on vaja läbi pressida igasugustest asjadest, mis tahaksid meid kinni hoida ja panna meid tagasi tõmbama. Ja me peaks meelega rohkem veel seespidises inimeses võtma selle, ei, ma ei tõmba tagasi. Ma lähen edasi, sest et Jumal alati läheb edasi ja kui ma tahan minna koos Jumalaga, siis ma pean minema edasi. Jumal kunagi ei lähe tagasi. Mitte kunagi. Jumal on alati liikumas edasi. Ja kui me tahame minna koos Jumalaga, siis me peame minema edasi. Nii et me tahame igatseme Jumala auhiilgust. Aga jälle, me peame maksma ühe hinna. Saad sa aru, et Jumala asjad on pühad. Ja need lihtsalt ei kuku meile kaela sellepärast, et me lihtsalt ütleme, et tahaks ja tore oleks. Meil on vaja midagi teha oma eludega. Mida rohkem me laseme Jumala vaimul endaga tegeleda, mida rohkem me nii-öelda puhastame. Jälle, kui sa mõtled, me ei jõua keerata täna kõikidesse kirjakohtadesse, aga Timoteuse kirjas ta räägib seda, et me oleme astjad Jumala ees. Ja mõned on väärikamaks tarviduseks, ütleb, ja mõned on siis vähem väärikama tarviduseks, eks ole. Seal on kuldastjad, eks ole, ja seal on vetsupott. Ja nüüd ta ütleb, et sina ise otsustad, kes sa tahad olla. Iga üks meist ise otsustab. Ja see, mida me oma eluga teeme, see vormib meist nüüd mingisuguse astja Jumala ees. Amen. Kas Jumal saab meid kasutada või ta ei saa? Sest et me ei taha lihtsalt olla silmitsi teatud asjadega, ei taha tegeleda teatud asjadega. Amen.
Nii et see sõltub meist, mida meie sellega teeme, aga Jumal tahab tulla rohkem ja rohkem oma rahva keskele. Ta tahab, aga jälle ma ütlen, see ei ole Jumala taga. Me alati mõtleme, et kõik asjad on Jumala taga. Et mu tervenemine on Jumala taga, et mu rahaasjad on Jumala taga, et see, et kui palju asju toimub koguduses, kui palju imesi või tervenemisi on Jumala taga. Ei, see ei ole Jumala taga. See on alati meie taga. Ja see, et võib-olla Jumala au ei ole ilmnenud nii, nagu Jumal võib-olla tahaks, on see, et see on tema arm ja heldus. Miks? Sest et meie ei ole valmis. Me arvame, et me oleme valmis. Mõni inimene arvab, et ta on jube valmis abiellumiseks, aga ta ei ole tegelikult. Mõni inimene lihtsalt ei ole. Tal on vaja tegeleda iseendaga ja igasuguste asjadega, et olla valmis. Meil on vaja olla valmis. Meil on vaja valmistuda. Selleks, et Jumala au hiilgus saaks tulla. Amen. Ja sellepärast on vaja rääkida neid asju, et me võiksime valmistuda, sest et need asjad ei tule niisama. Keerame kõigepealt teise ajaraamatusse ja 5. peatükki. 2. ajaraamat ja 5. peatükk. Hästi tuntud jälle kirjakohad. Aga vahest on just need tuntud kirjakohad, mille otsa me komistame. Siis me tahame kuulda kogu aeg midagi uut ja põnevat. Aga meil on vaja kuulda uuesti ja uuesti neid, mida me oleme juba kuulnud. 2. ajaraamatu 5. peatükk ja ma loen 11. salmist. See on siis see, kus Saalomoni ajal siis ehitati see tempel. Ja ta ütleb, kui preestrid pühamust väljusid, sest kõik seal olevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata. Nüüd, kõik seal olevad preestrid. Saad sa aru, Peetruse kiri ütleb see, et meid on tehtud kelleks? Preestrite, kuningateks ja preestriteks Jumala ees. Amen. Ja ta ütleb, et kõik seal olevad preestrid olid ennast pühitsenud. Mis see tähendab, see pühitsemine? Ta ütleb, et me oleme pühitsetud ka Kristuses Jeesuses. See tähendab eraldatud. Me oleme eraldatud kõigest, mis on maailmalik ja me oleme eraldatud Jumalale. See on pühitsemine. Ja kõik need preestrid olid ennast pühitsenud siis. Ja ütleb, ja kõik lauljad, leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ja vennad seisid valgeis linaseis riideis. Jälle, iga asi Vanas testamendis on võrdpilt, mis näitab ettepoole. Iga asi tähendab midagi. Valgeis, linaseis, riideis. Ja eelmine kord me Ilmutuse raamatust vaatasime, et meile antakse need valged riided, mis on tegelikult pühade õiged teod. Amen. Kui ta räägib valgetest, puhastest riietest, see on võrdpilt tegelikult kristlaste õigetest tegudest. Ja nad seisid siis valgeis linases riideis, simblite, naablite, kanneldega, ida pool altarit ja ühes nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja koos kõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Jehovale. Ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ja Jehova kiitus lauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja. Jehova koja ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Nüüd jälle, kui me loeme selliseid kirjakohti, väga paljud kristid ka, oi, me tahaks ka, oi, mõtle kui vägev, Jumala vägi tuli, auhiilgus tuli nagu pilv. Ja me teame, Kenneth Hagin on ka rääkinud, kus on sõna otses mõttes, nad on isegi näinud, kuidas pilv lihtsalt rullub koguduse ruumi sisse. Jumala auhiilgus. Isegi ma ei mäleta, kes see rääkis just, kuidas ühest nurgast, kuidas see pilv rullus sinna ja väiksed lapsed jooksid ja hakkasid mängima selle sees. See oli nagu paks udu. Nad mängisid peitus seal, neil oli põnev seal. Jumala auhiilgus rullus sinna ruumi. Ja neid asju on juhtunud. Aga Jumal ei tee neid väga palju, sest jälle, kui me mõtleme, mis siin toimus, preestrid, nad olid ennast pühitsenud. Seal oli üks väga selge eraldamine olnud nende südames. Nad eraldasid ennast kõigest, mis on maailmalik, eraldades ennast Jumalale. Amen.
Nad olid nendes valgeis riideis. Neil olid need õiged teod. Amen. Puhas süda, eraldumine Jumalale ja õiged teod. Ja nüüd Jumala auhiilgus tuleb. Amen. Seal on alati, kristlased ise saavad kas hoida tagasi Jumala auhiilgust või lasta sellel tulla. See oleneb, kuidas me läheneme Jumalale, see oleneb, kuidas me elame talle. Amen. Iga asi meie elus on oluline ja see mõjutab neid asju. See ei ole lihtsalt see, et me ootame, et Jumal, millal sa saadad ja miks sa ei saada veel ja miks ei tule. Ja ei, see sõltub meist. Kas need asjad tulevad või ei tule. Ja sellepärast me õpetame, räägime nendest asjadest, et Jumala auhiilgus võiks tulla. Amen. Et need imed, need tervenemised, need vabanemised, need, kus kurjad vaimud lihtsalt jooksevad karjudes. Amen. See on meie ees. See on meie ees. Kui me teeme need vajalikud muudatused, kui me paneme need asjad oma ellu ja tõesti rakendame seda sõna, siis need asjad tulevad rohkem ja rohkem meie keskele. Lähme keerame 2. Moosese raamatusse ja 39. peatükki. Teise Moosese 39. Ma hüppan siin salmist, ma ei hakka kõike seda aja pärast lugema. Aga salmist 32 ütleb niimoodi. Nüüd on siin, ta räägib nüüd sellest koguduse telgist, mida siis Mooses ja Iisraeli rahvas nad siis ehitasid seal kõrbes. Nõnda valmis kogu töö, elamu, koguduse telk, Iisraeli lapsed tegid kõik. Nõnda nagu Jehova Moosest oli käskinud. Nõnda nad tegid. Nüüd siin on terve nimekiri asju, hüppame 42. salmi. Täpselt nagu Jehova Moosest oli käskinud, nõnda olid Iisraeli lapsed teinud kõik selle töö. Ja Mooses vaatas kõike seda tööd ja näe, nad olid selle teinud nagu Jehova oli käskinud. Nad olid just nõnda teinud ja Mooses õnnistas neid. Nüüd hüppame siin 40. peatüki. Ja salm 16 ütleb, ja Mooses tegi kõik. Nõnda, nagu Jehova teda oli käskinud, nõnda ta tegi. Siin on jälle pikk nimekiri, lähme hüppame 26. salmi. Ja ta asetas kuldaltari koguduse telgi eesriide ette, süütas selle peale hea lõhnalist suitsutusrohtu, nagu Jehova Moosest oli käskinud. Ta riputas elamule uksakatte, asetas põletusohvri, siis jälle ütleb siin salmi lõpus, nagu Jehova Moosest oli käskinud. Siis ta tegi siin jälle erinevaid asju. 32. salmi lõpp ütleb jälle, nagu Jehova Moosest oli käskinud. Elamu ja altari ümber ta püstitas õue ja riputas katte õue väravale. Nõnda lõpetas Mooses selle töö. Ja siis, salm 34, siis pilv kattis koguduse telgi ja Jehova auhiilgus täitis elamu. Amen. Mis tõi selle Jumala auhiilguse kohale? Sest nad tegid kõike täpselt nii, nagu Jumal oli käskinud. Amen. Nad ei teinud mitte millegiga kompromissi. Amen. Jäta see meelde, nad ei teinud mitte millegiga kompromissi. Nad tegid täpselt nii, nagu Jumal oli käskinud teha. Ja see oli see, mis tõi Jumala auhiilguse kohale. Kui meie ei tee kompromissi Jumala asjadega, siis Jumala auhiilgus tuleb suuremal ja suuremal määral meie keskele. Amen. Ja jälle, kui me räägime isegi Jumala aust, Jumala au kohta on öeldud sellised sõnad või teda on nii-öelda kirjeldatud selliste sõnadega. Raske, kaalukas, rikkalik, hiilgus, eredus, suurepärasus. Amen. See on üks raske ja kaalukas asi. Rikkalik, hiilgus, eredus, suurepärasus. See on... Ja jälle, miks me ei näe nii palju? Saad sa aru, et Jumal tegelikult oma rahvale väga palju ei näita asju. Ja see on meelega. Miks? Sest ta ootab meilt usku.
Ta isegi räägib piiblis, et need tunnustähed on tegelikult paganatele. Tunnustähed ei ole kristlastele, sest meie peaksime uskuma nagunii Jumalat, mis ta on meile öelnud omas sõnas. Tunnustähed on paganate jaoks. Ja tihtipeale, kui Jumal hakkab asju tegema, siis paganad jooksevad kogudusse. See on rohkem nende jaoks. Meie peame olema usus. Amen. Kui meie sätime oma asjad korda, kui meie ei tee kompromissi, siis meil on ikkagi vaja ka uskuda, et Jumala au tuleb rohkem ja rohkem. Amen. Sest kõik asjad on nüüd Uue Testamendi ajal, need on usu läbi. Aga Jumala au on midagi väga aulist ja püha. Amen. See on kaalukas, see on raske. Ja see ei ole ime, et Jumal lihtsalt ei heida, nagu ta ütleb, ta ei heida selliseid asju nende jalgade ette, kes ei oska neid hinnata. Amen. Ta ei anna neid inimestele, kes ei oska hinnata tema asju. Miks ta peaks? Isegi sina ei tee seda. Amen. Ja miks Jumal peaks? Aga tema asjad on kaalukad ja rikkalikud. Amen. Ja ka on öeldud, et Jumala au on ilmutus Jumala vaimust, Jumala ligiolust ja Jumala suurusest. Jumala vaimust, Jumala ligiolust ja Jumala suurusest. Sest et mis toob Jumalale au? Need on tema teod. Kui me mõtleme Jeesuse ajal, kui Jeesus käis maa peal, üks koht, kus kindlasti ta räägib väga selgelt sellest, on see, kui Jeesus äratas Laatsaruse üles surnuist. Sest ta ütles Laatsaruse õdedele seal, et kui te usuksite, siis te saaksite näha Jumala au. See, et Laatsarus sai surnust üles äratatud, see oli ilmutus Jumala aust. Amen. Kui keegi inimene saab terveks, saab vabaks, see on tegelikult üks mõõt Jumala au ilmutusest. Amen. Vahest me ootame midagi väga sellist silmapaistvat või nähtavat. Aga me ei oska isegi näha seda Jumala au, mis on juba meie keskel olnud avaldatud. Amen. Näha ja hinnata seda, sest mida rohkem me seda hindame, seda rohkem Jumal seda annab. Amen. Nii et Jumala au ei ole alati lihtsalt silmaga nähtav. Need on Jumala teod. Sest et kui me vaatame näiteks, keerame korra Johannese 17. peatüki, kus on see Jeesuse palve, enne kui ta läheb ristile. Johannese 17. Siin Jeesus ütleb niimoodi esimeses salmist, seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, isa tund on tulnud, austa oma poega, et ka poeg austaks sind, nagu sa oled temale andnud meelevalla kõige liha üle, et ta annaks igavese elu kõigile, kellelt sina oled temale andnud. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristus, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mis sa oled andnud mulle teha. Ja nüüd austa mind sina, isa, enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Nii et kuidas Jeesus austas Jumalat siin maa peal? Tehes tema tegusid. Amen. Tehes tema tegusi, tervendades haigeid, ajades välja kurje vaime, aidates mis iganes, tehes igasuguseid imesi, tunnustähti. Ta tõi au sellega Jumalale. Siin on nüüd üks selline tõsine teema, et kui sa mõtled, kes on see, kes mängis maha tegelikult kõik, mis talle oli antud, oli kurat. Ta ei austanud Jumalat. Millega?
Ta tahtis tõsta ennast kõrgemale Jumalast. Lähme korra keerame sinna. See on Jesaja 14. peatükk. Räägime korraks sellest aspektist ka. Sest jälle me peame aru saama seda, et kõik need negatiivsed asjad, mis on inimestes südameis, need on tulnud, kuidas? Patu läbi. Aga kes on selle autor? See on kurat. Sest kurat oli see, kes esimesena ta langes pattu. Ja nüüd, kui inimene alistas ennast kuradile, nüüd kõik see, mis oli kuradis, kõik see tema olemus sai inimese olemuseks. Kurat oli see, kes langes pattu ja kurat on see, kes on täis uhkust. Ta on täis uhkust. Ja see on istutatud iga inimese sisse nii-öelda. Kui me saame päästetud, me saame tegelikult sellest kõigest vabaks, aga kuna meie liha ja hing ei saa päästetud, siis see tahab ikkagi elada meie lihas. Need vanad olemused. Ja me peame tegelema nendega. Ja uhkus on üks asi, millest meil on vaja absoluutselt lahti saada. Sest et see on nii kuratlik, kui see saab olla. Ja kui me vaatame siin, ma loen isegi, see on tegelikult väga huvitav. Siin on enne peatükk Paabelist ja Paabeli nii-öelda hukkumisest. Ja Paabel on siis võrdpilt sellest maailmasüsteemist, mis on siin meie ümber. Ja mulle lihtsalt meeldib see 13. peatüki viimase salmi lõpp. Ta ütleb, et tegelikult eesti keeles siin ütleb niimoodi, et tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata. Aga inglise keeles ta toob välja, et Babyloni aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata. See tähendab, et kogu see maailmasüsteem, see hukkub. Jumal lihtsalt keerab selle kinni. Aga kui me vaatame kuradit, siin 14. peatükk, ja ma loen salmist 12, ütleb, kuidas sa ometi oled Helkias koidu täht, alla langenud taevast, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja. Sina mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse kõrgemale Jumala tähtedest. Ma tõstan oma aujärje. Ma istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele. Ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. See uhkus temas, millest ta lasi tulla sellel uhkusel. Ja see uhkus oli nähtav sellega, et ta tahtis ennast ülendada üle Jumala. Tõsta üle Jumala. Amen. Ja sellepärast on läbi Piibli, kui sa hakkad uurima, see on hämmastav, kui palju Jumal jälle sellest räägib. Läbi Piiblis see, et me peaksime tooma kõiges au Jumalale. Miks? Sest see hoiab meid uhkuse eest. Kõik au kuulub Jumalale. Amen. Me ei tohi au endale võtta. Isegi kui ma vaatan, kas mul on see kirjakoht siin. Mul ei ole see siin kirjas, aga igal juhul Jesaja kirjas võid ise otsida. Ja Jesaja kirjas on kuskil kaks kirjakohta, kus ta ütleb, Jumal ütleb seda, ma nüüd sõna-sõnalt ei oska sulle öelda, aga see mõte on see, et mina olen Jumal ja oma au ma kellelegi teisele ei anna. Amen. Jumal ütleb, et tema ei anna oma au mitte kellelegi teisele. See tähendab seda, täpselt nagu kurat, ta tahtis võtta selle au endale. Ja mis taga juhtus? Ta visati välja taevast. Amen. Need inimesed, kes tahavad võtta au endale, nüüd neil tekib probleem Jumalaga. Amen. Miks? Sest et see allikas on uhkus. See allikas on uhkus. Ja see on üks tõsine teema tegelikult. Sest et ja jälle, kui me mõtleme uhkuse peale,
ja kõikide tegelikult asjade peale, mis meis on. Probleem on tihti see, et me ise ka ei näe seda, mis meis on. Ja kui palju meis seda on. Tihti on see, et keegi peab ütlema seda. Sest et me ise ei saa isegi aru. Me mõtleme, et me teeme kõike väga hästi ja väga toredasti. Aga keegi kõrval nagu kuuleb ja mõtleb, miks ta nagu niimoodi ütleb, et nagu see ei kõla nagu väga hästi. Ja ma tänan Jumalat nende õdede ja vendade eest, kes julgevad öelda. Armastuses, jaa. Aga me peame tegelikult vahest tooma tähelepanu teatud asjadele. Me peame aitama üksteist, sest et see on väga tavaline, et me ise ei näe omi vigu. Me ise ei näe, kuivõrd me oleme mingi asja sisse mähitud. Ja me arvame, et meiega on kõik hästi, aga tegelikult ei ole. Aga uhkus on selline väga ohtlik asi. Sest et mul tuleb meelde üks, Keith Moore rääkis üks hea lugu, kus neil oli vaja autot. Nad olid üsna oma teenistuse alguses, ta oli veel seal Reema piiblikoolis tööl ja neil oli vaja autot oma naisega. Ja mingi aja takka nad olid siis seisnud usus ja nad said auto. Ja ta läks siis tööle hommikul ja sõitis sinna selle Reema kooli juurde ja üks teine töötaja tuli nagu mööda ja ütles, et oi, et vend Kiif, et kas see on sinu auto või? Ja siis ta ütles, et jaa, minu auto, et wow, et kuidas sa selle said, on ju? Ja siis ta ütles, et noh, ma uskusin. Ja siis see töötaja läks nagu ära sealt ja siis Keith Moore ütles, et ta läks nagu oma toimetustega nagu toimetuste juurde, kuidagi nagu midagi hakkas häirima teda. Lihtsalt nagu häiris kogu aeg. Ja lõpuks ta küsis Jumala käest, et Jumala, kas ma midagi ütlesin valesti? Et nagu kuidagi miski häirib mind, on ju. Ja siis Jumal hakkas nagu temaga nagu kõnelema ja siis nagu tõi erinevaid asju talle välja, eks ole. Ta küsis, et nagu umbes, et noh, aga et kelle usk see oli, on ju? Et noh, sa ütlesid, et sa uskusid. Ja kelle usk see oli, on ju? Ja siis Keith Moore ütles, et noh, et sina andsid mulle selle usu, on ju? Ja siis Jumala vaim nagu küsis, on ju, et noh, et aga, et kus sul üldse tuli see usk, on ju? Siis ta, et noh, et sinu sõnast, on ju, et noh, kuulsin sinu sõna ja tuli see arusaamine, tuli usk, eks? Ja siis jälle ta küsis, et noh, et aga tead, aga kus sa selle sõna said, on ju? Noh, et sinu sulased jutlustasid, eks ole. Ja kõik asjad nagu olid see, et Jumal sinu ja sinu ja sinu, on ju. Ja Jumal, sina julgustasid mind, et ma alla ei annaks ja ei loobuks, eks ole, lahti ei laseks ja sina olid lõpuks see, kes sa tõid selle asja täide nii öelda. Ja siis Jumal ütles talle, et jah, see oli minu sõna, eks ole, minu arm, minu see usk, eks ole, minu sulased, on ju. Ja sa isegi ei maininud mind. Sa ütlesid, ma uskusin. Tead seda, et see on uhkus. Ja see ongi nüüd see, kus me ei anna au Jumalale millegi eest, mida tema tegi. Amen. Ja see ongi see, et miks see on nii ohtlik asi, sest me ei märka neid asju. Amen. Aga me peame hakkama märkama. Iga asi, mis toimub meie läbi, me peaks andma au Jumalale. Sest et jälle, kui me mõtleme, me oleme kõik seda teinud. Ma võin 2 kätt tõsta, jalad ka. Mingi asja eest oleme palvetamas ja voilà, see tuleb esile. Ja siis on see, et jaa, ma palusin. Ma palusin. Ja me tahame nagu lüüa templi selle, et selle pärast see asi tuli esile, sest mina palusin. Umbes võttes selle au endale, sest et kui mina ei oleks palunud, see asi ei oleks tulnud. Ja see on vale. Amen. Või et me lähme ja kuulutame kellelegi evangeeliumi ja see inimene saab päästetud. Me tuleme, me hüppame, me oleme nii rõõmsad. Me räägime kõigile seda tunnistust. Mõtle, see inimene sai päästetud, siis ma rääkisin talle Jumala evangeeliumi. Nagu pühal vaimul ei oleks seal mitte midagi teha.
ainult mina. See, et mina rääkisin. Aga see, et püha vaim tõi teda tõe tundmisele. See, et see vägi on selles Jumala sõnas, mida me räägime. Ja see, et see on üldse meile kätte saadavaks tehtud. See on ka Jumala headus ja arm ja tema töö. Amen. Nii et absoluutselt kõik, mis toimub meie elus. Mõni tuleb võib-olla ütleb sulle, et apikene. Ma olen vaadanud mõnda aega juba. Ja ma ei saa aru, kuidas sul on nii toredad lapsed. Minu lapsed. Ma olen neid hästi kasvatanud. Ma olen tubli olnud. Mis see on? Ma võtan au endale. Amen. Me ei märka neid asju. Või see, et keegi tuleb apikene. Kuidas su äri on nii vägevalt kasvanud? Kuidas sa oled nii jõukaks saanud? Ma olen vist tark. Ma vist tean, kuidas äri teha. Saad sa aru, me võime öelda igasuguseid asju ja me ei anna au Jumalale. Kõiges, ta ütleb, Piibel ütleb, kõiges andke au Jumalale. Miks? Sest et see hoiab meid uhkuse eest. See hoiab meid komistamast. Nagu kurat komistas. Ma tõusen, ma teen, ma panen, ma olen see vägev. Tead, et ta usub siiamaani, et ta on see vägev. Ta usub siiamaani, et tal on võimalik Jumalat võita. Sest ta on lihtsalt nii oma pettuse sees, oma uhkuse ja pettuse sees, et ta ei saa üldse aru enam. Et ta on ammu löödud. Uhkus on üks väga ohtlik asi. Me peame väga jälgima ennast, et me ei hammustaks sinna sisse. Aga see on hea, et Jumal on meiega tegelemas. Ärme karda seda. Amen. Ära pelga seda, kui Jumala vaim paneb nii öelda näpu mingi asja peale sinu elus. Ära tõmbu tagasi, ära peida ennast ära pane pead liiva alla nii öelda. Umbes, et mingi asi keerleb ja ma tean, ma peaks tegelema selle asjaga, ma peaks selle asja korda panema. Aga kuna meil liha ei taha, siis me tihti paneme pea liiva alla. Umbes, et ma ei näe midagi, ma ei tea midagi. Ma ei kuule midagi. Laseme Jumalal tegeleda endaga. Sest et Jumala eesmärk on ainult meie parim. Ja Jumala eesmärk on see, et tema au saaks rohkem ja rohkem ilmuda meie keskel. Amen. Mis tähendab ka meie kogu elu standardi tõusmist täiesti teisele tasemele. Sest et see ei ole meie jõu läbi. Tead, et mitte midagi selles elus. Ta ütleb, et see ei ole ei väe läbi, see ei ole ei võimu läbi või inimese jõu või oskuse või tahtmise või pingutuse läbi. Vaid ta ütleb, see on minu vaimu läbi. Amen. Kui me usaldame teda, kui me laseme temal teha tööd meiega, siis tema ka viib ja tõstab meid täiesti teise kohta. Amen. Aga meil on vaja nii-öelda olla ärkvel ja lasta tal tegeleda iseendaga. Et kui ta paneb näpu mingi asja peale ja ütleb, et see ei ole hea. See ei ole päris korrektne. Sa pead selle asjaga tegelema. Sa pead selle asja ära lõpetama. Jumala vaim võib sulle väga otse asju öelda. Amen. Sa pead selle tujutsemise ära lõpetama. Amen. Sa pead selle nii-öelda see, et sa lased kogu aeg, annad järele oma lihale. Nagu Jan rääkis see, et ma ei kontrolli seda, mida ma söön ja kui palju ma söön. Amen. Või mõni inimene ei kontrolli, kui palju ta tööd teeb. Aga ta lihtsalt teeb tööd kogu aeg. Ja Jumala vaim võib-olla paneb oma näpu selle peale. Sest et jälle, nagu Jan ütles, siis sul ei ole enam aega ei pere jaoks, ei Jumala jaoks, sest et sa teed tööd kogu aeg. Ja see ei ole ka tasakaalus. Asjad peavad olema meie elus tasakaalus. Amen. Siis lähevad asjad hästi. Nii et seal on X asju, millest Jumal võib sulle rääkida. Ja vahest see võib torgata.
Ja siis me tahakski panna pea sinna liiva alla. Ei näe, ei kuule. Ja ometigi me teame, et Jumal on mingi asjaga tegelemas. Me peaks võtma seda tõsiselt, sest et Jumalal on head plaanid. Ta ei taha lihtsalt panna meid halvasti tundma. Tal on head plaanid. Amen. Nii et meie elu on tegelikult üks pidev protsess. Pidev protsess. Saad sa aru, et Jumal võiks teha plaks, kõik asjad ära. Inimesed päästetud, terved, kõik nagu kurjad vaimud vastu seinas surutud. See maailm on kõik okei, keerame kokku, lõpetame ära, teeme uue. Jumal võiks seda kõike teha hetkega. Ja ometigi ta on valinud selle, et kasutada sind ja mind. Et tuua need asjad, millest ta on rääkinud ja profeteerinud aastatuhandete viisi. Tuua need kõik esile. Ta on kasutamas sind ja mind. Ja ta on seda valinud. Tema on seda valinud. Ja sellepärast ta ütleb ka, et tema silmad otsivad maa peal neid ustavaid. Otsivad, sest et neid ei ole kerge leida, tead seda. Need, kes teeksid nagu Mooses või nagu kui nad ehitasid seda templit, täpselt nii, nagu Jumal neile ütles. Tead, et neid ei ole lihtne Jumalal leida. Ta on otsimas neid. Amen. Ja meie saame öelda, et isa, siin ma olen. Ma tahan olla see, keda sa saad kasutada. Tee tööd minuga, puhasta mind, näita mulle need asjad. Sa saad ise paluda, isa, ma saan aru, et ma ei näe võibolla kõiki neid asju, mis mu elus on viltu. Näita mulle, ilmuta mulle oma vaimu läbi. Too need asjad mu südames esile, et ma näeks ja mõistaks, millega mul on vaja tegeleda. Amen, sest et iseendale me tundume kõik nagu hästi toredad inimesed. Ja tead, et meil kõikidel on omad nii-öelda vehad ja kiiksud ja asjad, millega meil on vaja tegeleda. Ja kõige paremini see tuleb välja abielus. Sest nüüd need kaks kivi hakkavad üksteist nii-öelda lihvima. Sest et kui sa ise üksi ei saa aru, mis sul viga on, siis su abikaasa hakkab sulle ütlema, mis sul viga on. Amen. Ja see on hea. Aga meie tihti solvume. Meie tihti paneme pahaks. Me hakkame ütlema teravalt tagasi. Aga tegelikult see on meile hea. Ja meil on seda vaja. Amen. Meil on seda lihvimist vaja. Lähme keerame 3. Moosese raamatusse ja 9. peatükki. 3. Moosese 9. peatükk. Nüüd siin on lugu, ma lihtsalt võib-olla räägin, millest siin on. Nad on seal kõrbes, siis Iisraeli rahvas, Mooses ja Aaron on neid juhtimas. Ja Jumal on andnud neile erinevaid asju, kuidas asju teha ja mismoodi. Ja Aaron ja tema pojad siis pühitsetakse preestriteks. Ja siin Aaron siis toob oma esimese ohvri siis. Ja kui me loeme salmist, sest me ei hakka kogu seda lugu lihtsalt lugema, loeme salmist 22. Peatükk 9:22 ütleb. Siis Aaron tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Seejärel ta astus alla, olles ohverdanud patuohvri, põletusohvri ja tänuohvri. Siis Mooses ja Aaron läksid koguduse telki, tulid taas välja ja õnnistasid rahvast. Ja Jehova auhiilgus ilmutas ennast kogu rahvale. Ja Jehova eest väljus tuli ja põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad. Ja kogu rahvas nägi seda. Nad hõiskasid ja heitsid silmili maha. Kujutad ette nüüd seda pilti. Seal tuuakse need ohvrid, nagu Vana Testamendi ajal toodi, eks ole. Tuuakse Jumalale ohver. Ja kujutad ette, Jumal isiklikult nähtaval viisil tuleb tulega alla. Ja see tuli lihtsalt põletab selle ohvri ära. Tohutu
Ta ütleb, et kõik rahvas, eks ole, nad heitsid silmili maha, hõiskasid ja heitsid silmili. See oli nii auline pilt, see oli wow. Jumal tuli kohale, Jumal isiklikult tuli kohale oma tulega. Ja ta ütleb, et Jumala auhiilgus ilmutas ennast neile. Midagi väga vägevat toimus, midagi väga silma paistvat toimus. Amen. Ja nüüd, kui me vaatame 10. peatüki 1. salmi, ütleb, aga Aaroni pojad, Nadab ja Abihu, võtsid kumbki oma sütepanni. Nemad olid ka just siis õnnistatud nii-öelda preestriteks ja tegid neisse tule. Panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Jehova ette võõra tule, mida ta ei olnud neid käskinud teha. Ja ütleb, ja siis väljus Jehova eest tuli ja põletas neid, nõnda, et nad surid Jehova ees. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest Jehova on rääkinud üteldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Aga Aaron vaikis. Väga raputav lugu. Mõtle, alles just oli üks võimas hetk oli toimunud. Jumal tuli isiklikult kohale. Jumala tuli taevast alla. Jumala ligiolu oli ilmutatud, sest asju tehti õieti. Ja mis nüüd juhtub? Need 2 noort preestrit astuvad esile. Ja miks nad seda teevad? Miks nad seda teevad? Sest midagi väga vägevat toimus. Ja nemad tahtsid saada tähelepanu. Nemad tahtsid nüüd saada au endale. Ja ta ütleb, et nad tegid võõra tule, sest Jumal ei käskinud, Jumal ei öelnud neile, et seda teha. Jumal oli juba põletanud selle ohvri. Ja nüüd nemad tulevad esile, astuvad esile. See on täpselt nagu on olnud juhtunud asju, kus tervenemise ärkamise ajal vahest, kui suured imed ja suured asjad toimusid. Ja kõige selle keskel, kus Jumala au oli nii võimsalt kohal. Jutlustaja tõuseb üles ja näitab oma raamatut ja teeb reklaami oma raamatule. Kas see on see aeg? See on see, kus inimesed tahavad võtta selle au, mis kuulub Jumalale, tahavad võtta endale. Ja need noored mehed, nad surid siin samas koha peal. Jumal ei anna oma au kellelegi teisele. Kõik au kuulub Jumalale. Kõik au kuulub Jumalale. Lähme keerame siit natukene edasi. Lähme 4. Moosese raamatusse. Siin on veel üks lugu. 4. Moosese raamat ja 20. peatükk. On väga tuntud lugu, ma ei hakka jälle lugema tervet seda lugu. See on see, kus nad jälle olid siis kõrbes seal Moosese juhatusel ja Iisraeli rahvas hakkas jälle virisema, et neil ei ole juua. Ja üks kord juba oli olnud see juhtum, kus nad virisesid, et pole juua ja Jumal ütles Moosesele, et mine ja löö kaljut oma selle kepiga. Ja kui Mooses tegi seda, siis vesi hakkas kaljust tulema ja inimesed ja loomad said juua. Nüüd siin on teine juhtum, kus jälle nad virisevad, et vett ei ole. Ja Jumal nüüd tegelikult ei ütle Moosesele, et mine ja löö seda kaljut. Jumal ütleb Moosesele, mine ja ütle sellele kaljule. Saad sa aru, siin on nüüd see sama asi, mis me nägime enne, et Mooses ta tegi täpselt nagu Jumal oli talle öelnud selle koguduse telgi ehitusel, eks ole. Kõikides asjades Mooses tegi täpselt nii, nagu Jumal oli talle öelnud ja käskinud tal teha. Nüüd siin selles situatsioonis Mooses, Jumal ütleb, et ütle sellele kaljule. Aga Mooses ei tee seda, kui me vaatame
Vaatame siit 20. peatükk ja 8. salm siis. Jumal siis ütleb Moosesele, võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron, ja ütle nende nähes kaljule, et see annaks vett. Sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loiuseid. Siis Mooses võttis Jehova eest kepi, nagu ta teda oli käskinud, ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse kalju ette ja ta ütles neile. Nüüd, ta ei ütle kaljule, ta ütleb neile. Kuulge nüüd, te vastupanijad, ja me võiks panna siia sõna ka kas me peame tooma teile vee välja sellest samast kaljust. Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga 2 korda kaljut. Ja palju vett tuli välja ja kogudus ja nende loiused said juua. Nüüd, vesi tuli ju välja. Ja Mooses pani Jumala väga lolli olukorda. Sest et kui Jumal ei oleks siin andnud vett, siis Iisraeli lapsed oleks võinud öelda, et Jumal ei pea oma sõna, sest ta lubas meile anda vett. Aga me näeme seda, et kuna Mooses tegelikult ei teinud seda, mida Jumal talle ütles. Ja jälle, me võime inimestena mõelda, apikene, on seal siis vahe? Kas ma ütlen, kas ma löön, peast, et vett tuleb? Jumala jaoks seal on vahe. Jumala jaoks seal on vahe. See ongi nüüd see, mis teeb vahe 2 inimese vahel. Kas on see, kes teeb täpselt nii, nagu Jumal talle ütleb? Või see, kes nii öelda, pole ju suurt lugu, kui nüüd täpselt nii ei tee. Siin võib natukene ju modifitseerida asju. Jumal ei arva nii. Ja see oli nii tõsine asi, et kui me loeme edasi, ta ütleb 12. salm, aga Jehova ütles Moosesele ja Aaronile, sellepärast, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees. Mis see tähendab? Te ei austanud mind. Ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan. Kujutad ette, Mooses oli olnud ustav kogu see aeg. Ta oli teinud kõik täpselt nii, nagu Jumal talle ütles. Ja nüüd siin see üks mingisugune asi, aga Jumala jaoks oli see nii suur patt, et ta ei andnud au talle, vaid ta võttis au endale. Sest jälle, mis siin toimus, see sama asi. Kas meie peame tooma vee välja siit kaljust? Te vastupanijad, tõmmates tähelepanu endale, mitte Jumalale. Ja see oli nii raske patt Jumala ees, et Mooses ei saanud tõotatud maale. Ja kui sa loed isegi, seal on hiljem üks kord, kus nad on nii lähedal sellele, nad näevad seda maad. Ja Mooses hakkab Jumalaga rääkima, Jumal, äkki ma ikka saaks minna. Äkki ma saaks minna. Ja Jumal ütles, ära mulle enam sellest räägi. See oli otsustatud, see oli lõpetatud. Ja Mooses ei saanud tõotatud maale. Me peame andma au Jumalale. Iga ime, iga asi, mis toimub meie elus, anname au Jumalale. Amen. Kõik, mis meil on, kõik, mis me suudame, see kõik on tulnud Jumala käest. Kui oleks olnud Jumala headust, armu, varustust, tervist, me oleksime kõik jamas. Amen. Ja kõik au kuulub talle. See kuulub talle. Ja isegi kui me oleme rääkinud ja me räägime sellest, me igatseme, et Jumala au võiks tulla rohkem. Amen. Ma arvan, me kõik igatseme seda. Ja nüüd jälle, kui kujutad nüüd ette seda, kus tõesti me oleme sellest päevas, kus see ruum on täis. Inimesed saavad terveks, plaks, imed toimuvad, kurjad vaimud lahkuvad. Inimesed saavad vabaks igast asjadest ja nähtav Jumala ligiolu pilv rullub siia ruumi. Tead, et see on võimalik?
Aga nüüd, mida me teeme? Kas me hakkame, see on nüüd see, me palusime, me igatsesime, me rääkisime, me ootasime, me. Ja jälle me jõuame selle uhkuse juurde. Ja see on nii peenike joon. Amen. Ja miks Jumal räägib? Sest ta tahab tulla oma auga. Aga ta ei taha seda, et keegi peaks surnuna maha kukkuma. Amen. Sest et jälle, kui me mõtleme Ananiase ja Safira peale, miks see toimus? Täpselt see sama asi. Jumala au oli liikumas koguduses. Inimesed olid müümas oma vara. Nad olid toomas need summad südamest. Amen. Jumal oli liikumas inimeste südames ja inimesed olid vastamas Jumalale. Olid olnud sõnakuulelikud Jumalale. Ja nüüd tõusevad üles see Ananias ja Safira. Püha abielupaar. Ja otsustavad valetada sellepärast, et tuua endale tähelepanu. Ja saada au, et kõik räägiksid nendest, nagu nad rääkisid Barnabasest. Sest kui sa vaatad, Piibel mainib seda, ta mainib spetsiaalsest Barnabast. Kuidas ta müüs oma vara ja tõi selle raha. Ja miks Piibel räägib sellest? Sest et tema tegi seda õige südame hoiakuga. Ja nüüd tõusevad see Ananias ja Safira üles ja nemad tahavad sama au endale. Et kogudus räägiks nüüd nendest, vaadake, Ananias ja Safira, müüsid maha oma suured maad seal, suure taluga ja tõid selle raha. Milline pühendumine, milline usk. Nad tahtsid seda. Ja nad ei andnud au Jumalale. Ja mida nad said? Jalad ees välja, auk maasse ja kõik muld peale. Ja see on täpselt nii tõsine. Kui kogudus saab aru, kui püha on Jumal ja kui pühad on Jumala asjad, kuidas me nendega ümber käime. Amen. Jumalale on tema kogudus püha. Kuidas me üksteisega ümber käime. Amen. Kuidas me räägime, kuidas me käitume, mida me teeme, kui keegi teine ei näe. Jumal on püha. Ja ta ütleb, et ta on kutsunud meid olema pühaks. Amen. Me peame eraldama ennast kõigest, mis on maailmalik. Kuidas sa tead, mis on maailmalik? Loe Piiblit. Sa näed, mis on jumalik. Amen. Ja kõik, mis ei ole jumalik, see on maailmalik. Ja Jumal väga selgelt räägib oma sõnas, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi. Ja kui me teeme selle järele, siis me näeme rohkem ja rohkem tema au. Rohkem ja rohkem tema au. Lähme keerame Johannese evangeeliumisse jälle tagasi. Ja 14. peatüki. Sest tead, et seal on nii palju ja jälle, me oleme kõik olnud selles süüdi. Tänu Jumalale tema armu eest ja tänu Jumalale Jeesuse vere eest, mis peseb kõik. Aga me oleme kõik selles olnud süüdi. Et me oleme võib-olla igatsenud ja tahtnud teatud asju, et Jumal võiks liikuda meie kaudu. Amen. Et Jumal võiks tervendada minu kaudu. Et Jumal võiks teha kedagi vabaks minu kaudu. Et Jumal võiks tuua päästmisele inimesi minu kaudu. Me kõik oleme seda tahtnud ja igatsenud. Aga nüüd tulebki see asi, et me peame olema iseendaga ausad. Miks ma seda tahan? Miks ma seda igatsen? Kas ma igatsen ja tahan seda sellepärast, et keegi vaataks minu peale, et siis see on vale.
Siis on see, et ma ei otsi Jumala au, ma otsin enda au. Amen. Meie motiivid peavad olema puhtad. Sest motiive on jube lihtne varjata inimeste eest. Aga Jumala eest me ei saa mitte midagi varjata. Mitte midagi. Ananias ja Safira väga hästi peitsid oma motiive. Ja see tuli välja ainult tänu sellele, et kes oli Peetrus vist või kes ütles, on ju. Et Peetrus oli juhitud pühast vaimust ja see tuli tema vaimust välja. Miks sa oled valetanud Jumalale või Jumala vaimule? Muidu see poleks üldse välja tulnud. Keegi poleks aru saanud. Kõik tundus jube aus ja kena. Ja ometigi nende motiivid olid mädad. Amen. Meie motiivid on väga olulised. Miks me midagi teeme? Miks me midagi igatseme ja tahame? Amen. Jumal tahab meid kasutada. Hapikene, Jumal ei saakski oma tööd tehtud, kui ta saaks kasutada oma rahvast. Selleks me siin oleme. Aga ometigi ta tahab, et meie motiivid oleks puhtad. Et ta saaks meid suuremal määral kasutada kui kunagi varem. Suuremal määral. Amen. Sest et kõik au kuulab talle. Johannese 14. Ja loeme siin 21. salmi. Kellel on minu käsusõnad, Jeesus on siis rääkimas. Ja kes neid peab, on see, kes mind armastab. Inglis keeles lisab siia, kes mind tõesti armastab. Kes aga mind armastab, või jälle ütleb, kes aga mind tõesti armastab, seda armastab minu isa. Ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Või siis ka ütleb teise sõnaga näidata. Ja laiendatud tõlge ütleb siin, ma lasen talle ennast selgesti näha ja teen ennast talle reaalseks. Nüüd, kes tahab Jeesust selgesti näha? Ma ei räägi nagu selles mõttes nagu nägemuses, ma räägin teie südames. Selgesti näha. Ja kes tahab, et ta teeb ennast sulle reaalseks? Amen. Aga millal see toimub? Miks see toimub? Kui me teda tõesti armastame. Ja kuidas see väljendub? Siis, kui me teeme seda, mida tema meile ütleb. Nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi. Nagu lapsed ka ütled talle, et mine korista tuba ära. Ma mäletan, mul õel oli ükskord ka, lapsed olid väiksed. See laps on siin. Appikene, jaa. Ütles, mine korista tuba ära. Ja siis läheb mingi 2-3 tunni pärast vaatama, et kas tuba on korras. Ja laps on külili voodi all ja loeb raamatut. Sest et koristamise käigus leidis ühe raamatu ja unustas ennast lugema muidugi. Kas raamatu lugemine on toa koristamine? Ei ole. Vot see ongi see. Kui me teeme täpselt seda, mida tema meil käsib. Amen. Et kui me ei leia mingisuguseid muid tegevusi selle väliselt, mida tema on mulle öelnud. Tead, kui lihtne on leida igasuguseid muid tegevusi? Sa võid panna nagu mingisuguse 100 punkti nimekirja iga päev, mida nagu võiks teha. Ja mida sa mõtled, et nagu oleks vaja teha. Ja ometigi me peaks küsima Jumala käest, isa, mida sina tahad, et ma teen? Amen. Ja kui me teeme täpselt seda, mida tema meile ütleb, siis tema auhiilgus tuleb suuremal määral meie ellu ja meie keskele. Ja ta ilmutab ennast meile. Ja tead, milline väärtus see on? Saada temast ilmutuse. Nii et sellel ei ole väärtus, sellel ei ole hinda, et teha seda, mida ta ütleb siin.
armastada teda tõeliselt, see tähendab teha seda, mida ta meile ütleb. Amen. Lähme lõpuks, keerame Jesaja 58. peatükki. Ja siis tõmbame otsad kokku tänaseks. Kas sa usud seda, et Jumal on midagi tegemas meie keskel? Ja jälle, see on nii lihtne vaadata asju väliselt. See on nii lihtne vahest vaadata asju numbrites. Et meid on nii vähe. Me peaks selle ära unustama. See ei ole üldse oluline. Tead seda, et Piibel ütleb seda, et Jeesus oma 12 jüngriga keeras selle tolleaegse maailma täiesti teistpidi. Heas mõttes. 12 jüngriga. Meid on rohkem kui 12. Ja Jumala jaoks, kui meie paneme oma elud korda, kui meie laseme Jumalal teha selle töö iseendaga, enda keskel, mis ta tahab teha, siis tema jaoks selle pundi läbi keerata terve Tallinna linn pahupidi ei ole mitte midagi. Ei ole mitte midagi. Sest et tema on see, kes teeb selle töö. Aga kui me õpime ennast alistama temale ja tegema täpselt seda, mida tema meile ütleb, siis see töö saab tehtud. Amen. Kui me pingutame oma jõust, kui me tahame teha asju oma tublidusest ja oma oskustest ja oma teadmistest ja oma sellest, siis see töö ei saa tehtud. Amen. Me näeme seda ka, et see oli vist Markuse evangeeliumi lõpus, see ütleb ka, et kui nad läksid välja, need apostlid, siis Jumal tegi tööd ühes nendega. Saad sa aru, kui meie lähme välja, Jumal teeb tööd ühes meiega. Amen. Meie ülesanne on viia need jalad teatud kohta. Meie ülesanne on avada oma suu ja rääkida neid sõnu, mida tema vaim õhutab meis. Ja nüüd tema teeb ühe töö. Me töötame ühes Jumalaga. Amen. Jesaja 58. Esimesest salmist. Hüüa täiest kõrist, ära peata. Tõsta oma häält otsa kui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid. Nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Nüüd laiendatud tõlge lisab siin nähtavatel viisidel. Saad sa aru, see on hämmastav ja see räägib tegelikult kogudusest. Jälle, kuuluta nagu pasun. Amen, koguduses ei ole kõik asjad korras. Ei ole kõik asjad korras. On pattu, on üleastumisi ja nad nagu otsiksid Jumalat. Nad nagu tahaksid ja nagu igatseksid. Aga siin on nähtavatel viisidel. Jälle, mida nad tahavad? Nad tahavad näha midagi. Aga nad ei taha otsida Jumalat, nad ei taha kuuletuda Jumalale, nad ei taha vastata tema tegemistele meie südames. Nad tahavad tulla kohale ja näha midagi. Jumal tee midagi, nähtavat. Las tuleb see auhiilguse pilv. Las tulevad need imed ja tunnustähed. Aga nad ei saa aru, et kui nad ei pane oma elu korda, siis nad lõpetavad võib-olla, ma ei tea kus. Ihu lõpetab mulla all, aga ma ei tea, kus need inimesed lõpetavad. Amen. Me peame oma elud korda panema. 3. salm. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, mis nad virisevad Jumalaga. Nad virisevad Jumalaga. Vaata oma ja nüüd Jumal vastab neile. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib.
ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaatate, paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õelat rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Nüüd jälle, me peame kogu aeg mõtlema selle peale, kas see, mis ma teen, kas see elu, kuidas ma elan, kas see meeldib Jumalale? Ja see võib-olla meeldib sulle, aga see ei meeldi Jumalale. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge. Ja laiendatud tõlge siin lisab, et kas tõeline paast on vaid mehaaniline. Saad aru, kristlased vahest me oleme selles mõttes muutume nagu religioosseteks. Me teeme mehaaniliselt asju. Me tuleme mehaaniliselt kogudusse. Me teeme mehaaniliselt oma ülesande ära. Amen. Mehaaniliselt paneme sinna korjanduskarpi midagi. Mehaaniliselt tõuseme üles ja palume selle palvekese selle Eesti eest. Saad sa aru, me võime hakata tegema asju mehaaniliselt ja mitte südamest. Ütleb edasi, et ta painutab oma pead nagu kõrkes ja teeb enesele aseme kotti riidest ning tuhast. Nüüd jälle laiendatud tõlge siin lisab, et näidata südame olukorda, mida tal ei ole. Saad sa aru, nagu tollel ajal nad panid endale koti riide selga, nad puistasid tuhka pähe, tegid neid väliseid asju, nagu parandaks meelt. Aga Jumal ütleb, et see südame olukord, see on nagu ikka mäda. Okei, sa teed neid väliseid asju, aga mis su südames toimub? See on see oluline asi. Kas sa seda nimetad paastuks ja Jehoovale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldib paast niisugune. Nüüd Jumal hakkab rääkima, mis talle meeldib. Päästa valla ülekohtuseid ahelaid, teha lahti ikkejutad, lasta vabaks rõhutuid ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutumad. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib sinu ees. Ja laiendatud tõlge lisab siia ka juhtimas sind rahusse ja jõukusesse. Saad aru, kui me paneme oma asjad lihtsalt korda, lihtsalt paneme oma südames asjad korda ja oleme kuulekad Jumalale, siis kõik see väline hakkab muutuma. Vahest on see, et me üritame seda välist muuta kogu aeg ja unustame ära selle, mis toimub me südames. Ja asjad ei laabu ja asjad on rasked. Aga ta ütleb, kui me paneme oma südame korda, nüüd need välised asjad hakkavad muutuma. Tuleb rahu, tuleb jõukus. Amen. See tuleb. Ja Jehova auhiilgus järgneb sulle. Vau. Mina igatsen, ma tõsiselt igatsen. Nii nagu oli need Jumala kindralid on olnud, seal on olnud mehi ja naisi. Nad on olnud nii Jumalat täis, nad on olnud nii eraldanud oma elu Jumalale. Nad on nii täis Jumalat, et kui nad lähevad lihtsalt mööda tänavat, ühtegi sõna ütlemata, lihtsalt kõndides mööda tänavat. Miks? Sest et Jumala auhiilgus on järgnenud neile. Ja paganad seal tänaval isegi mingisugune maa eemal kukuvad äkki põlvedele, kisendavad Jumala poole. Miks? Sest Jumala auhiilgus. Jumala auhiilgus on selle inimesega kõndinud kaasas. Saad sa aru, et kui me astume Jumalale ligi ja kui Jumala auhiilgus tuleb meie ellu suuremal määral, kõik asjad on palju lihtsamad. Miks? Sest nüüd Jumal on tegemas tööd. Amen. Siis sa hüüad ja Jehova vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatuma kõne.
Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ise ka himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põutsel maal. Ta teeb tugevaks su luudkondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Vau! See on see elu, mis on meile pakutud, mis on meile kätte saadab. Amen. Jumal tahab ja igatseb seda meile anda. Aga meil on vaja ainult olla talle sõnakuulelikud ja võtta vastu tema need tegelemised, millega ta meiega tegeleb. Just see, väga lihtne on kogu aeg näidata teiste peale. See on selline, sellel on see viga, tollel on too viga. Aga me peaks vaatama peeglisse. Mida ma pean iseendaga tegema. Amen. Millega Jumal tegeleb minu südames. Ja asjad meie elus hakkavad muutuma kardinaalselt. Ma ütlen, et Jumal on meid valmistamas. Jumal on meid valmis panemas, sest et tema tahab tulla oma auhiilgusega. Amen. Tema tahab tulla. Ta tahab, et need imed, tunnustähed, terveks tegemised, need oleksid nii tavalised meie nii-öelda tavalised. Amen. Me ei tohi kunagi lasta muidugi nendel asjadel minna selles mõttes tavaliseks, et me ei anna au talle. Me peame alati andma au talle. Iga ime eest, iga tervenemise eest, iga asja eest, mis Jumal on meie elus teinud. Andma talle au. Ja kui me seda teeme, siis tead, Jumal tuleb ja ta austab meid. Amen. Sest ta ütles, seal Samueli raamatus me oleme lugenud mitmeid kordi. See, kes austab teda, seda tema austab. Amen. Kui meie anname au talle, siis nüüd tuleb tema ja hakkab austama meid. Kuidas ta austab meid? See ongi see, et meie elus asjad lähevad korda. Kõik, mis iganes me oleme tahtnud, igatsenud, püüdnud, need asjad tulevad ja tulevad lihtsalt. Tead, et Jumal lihtsalt annab asju. Jumal lihtsalt annab õnnistusi. See on palju suurem vaev ise neid asju kuidagi viisi hankida. Või nagu need eestlased ikka ütleb, muretseda. Asjad on palju lihtsamad, kui Jumal hakkab neid andma. Ja Jumal annab asju neile, kes teda armastavad ja austavad. Nii et ma loen uuesti selle lause, et see jääks ja isegi kas või kirjutuse kuhugi üles, et see on meil silma ees. Kui aukartus ja austamine taastatakse koguduses, siis toimub ka Jumala imede ja väe taastumine ja paljunemine. Amen. Ja see on meie töö seda teha. Meie töö seda teha. Amen. Tõuseme püsti ja palume siin lõpus ja halleluuja. Isa, me tahame teha oma osa. Isa, me tahame, et Jumala kartus oleks meie elus. Isa, me tahame, et tõesti, et me mõistaks seda, et igas asjas anda au, Isa, sinule, sest et kõik au, Isa, kuulub sulle. Isa, me palume, aita meid, Isa, et sinu vaim oleks tõesti meile meelde tuletamas neid asju, Isa. Ja kui me oleme midagi ütlemas või tegemas, Isa, mis ei ole hea ja mis ei ole õige, Isa, tõesti näita meile, Isa, ilmuta meile neid asju meie elust, Isa, mis ei meeldi sulle, Isa, mis takistavad, Isa, sind, mis takistavad, Isa, sinu auhiilguse tulekut, Isa, sinu koguduse keskele. Isa, et me saaksime need asjad korda panna. Isa, et me saaksime puhastada oma elu, Isa, ja et me võiksime ennast pühitseda sulle, Isa, eraldada kõigest, mis on maailmalik ja vale, Isa, ja eraldada ennast sulle, Isa, olles sulle sõnakuulelik, tehes asju täpselt nii, nagu sina meile ütled, Isa. Isa, sest et me igatseme sinu ligiolu, me igatseme sinu auhiilgust, Isa. Halleluuja, Isa. Ja mitte sellepärast, et kuidagi viisi, et oi, kui vägev kogudus meil on. Ei, Isa, et sinu tahe saaks
käest teostatud sellel maal, isa. Halleluuja, meie eludes, isa, ja meie läbi, isa. Isa, me täname sind, kui me sätime korda, isa, asju oma südames ja oma elus. Isa, me täname sind, et sinu au hiilgus, isa, et sa oled ustav oma sõnale. Isa, et sa oled ustav oma sõnale. Isa, kui meie teeme oma osa, sina teed oma osa. Isa, me täname, et sinu au hiilgus, isa, see saab olema rohkem ja rohkem nähtav, isa. Meie eludes, meie kogudustes, isa, tänu sulle, isa, selle eest. Tänu sulle, isa, selle eest. Isa, me austame sind. Isa, me austame sind. Isa, me täname ja me austame sind, isa. Sinu sõna eest, isa. Sinu vaimu eest, isa. Sinu töö eest, isa. Sinu headuse ja helduse ja pikameelsuse eest, isa. Tänu ja kiitus, isa. Sina oled meid kandnud. Sina oled meid hoidnud. Sina oled meid toitnud, isa. Sina oled täitnud, isa, kõik meie vajadused. Sina oled, isa, tervendanud meie ihusid. Isa, me täname sind ja me anname kogu au, isa, sinule, sest et kõik au, isa, kuulub sinule. Halleluuja. Ja isa, me täname sind, et sa jätkuvalt, isa, sa teed tööd iga päev. Ja me ütleme, isa, me tahame olla avatud südamega, isa, et vastu võtta, isa, selle, kuidas sa tegeled meiega, isa. Ja tõesti, isa, sättida oma elud korda, isa. Tänu sulle, isa, sinu töö eest. Tänu sulle, isa, sinu töö eest. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Halleluuja. On sul? Nii et